Hei, krüptohuvilised, olen tagasi jällegi analüüsimas ja lihtsalt näen praegu graafikul väga olulist asja, millest ma tahan rääkida. Ma võtaksin ette siis seekord krüptovaluutad ja just nimelt Bitcoini, sest Bitcoin on krüptovaluutade suhtes nagu emalaev. Mul on praegult suurem pilt lahti ja alates siis jällegi 2025 ehk eelmise aasta suvest on siis Bitcoini hind oluliselt kukkunud, nagu me näeme, ja ma annan siis väikse ülevaate, mida ma arvan, maal me selle allaliikumisega oleme ja millal see võiks lõppeda. Vaadates siis seda suuremat pilti, olen ma siis joonistanud siia tippude ühendamiseks joone, samuti olen joonistanud paralleelse joone siia allapoole. Ja nagu me näeme, siis on hind jõudmas selle alumise joone juurde. Et suures pildis ei ole see midagi imestada. Ilmselt on see ABC muster, mis tähendab seda, et see agressiivne C-laine lõpeb ühel hetkel ja saame siis näha järgmist tõusu. Kes vaatas mu eelmist videot, kus ma analüüsisin siis dollari indeksit, siis seal oli ka näha, et dollaril oli veel ülesse liikumine ees ennem kui dollar jälle kukkuma hakkab. Aga lähen jällegi nüüd siia selle liikumise sisse ja vaatame siis, mida see endast kujutab. Selle jaoks võtan järgmisena päevagraafiku. Me võime siin spekuleerida, et siin on viielaineline liikumine. Selles suuremas pildis algas siin üleval 1, 2, 3, 4 ja siia on siis 5. Ja nüüd omakorda see 5. laine peaks siis lahti hargnema 5 alalaineks. Ja lähen siis, võtan selle ette. Olen siin juba analüüsi teinud ja parem oleks seda teha 240 ehk 4 tunni graafik. Täna hommikul siis me saime päris tugeva allaliikumise. Mulle paistab praegu, et me tegelikult lõpetasime siin ilusti selle lipu ära. Ja kui me nüüd saame siit hea ülesse liikumise, mis on suhteliselt agressiivne, siis ma arvan, et see ei pruugi olla veel uue tõusu algus, vaid meil on suur tõenäosus, et meil on alles 4. laine siit läbi ja me saame siis peale seda viimase alla liikumise. Et kindlasti annab see ei ole garanteeritud, siin on tõenäosus on erinevad. Me peame vaatama lihtsalt, kuidas see ülesse liikumine siit tuleb ja kuidas hind reageerib sellel taseme juures. See on väga oluline tase, 75 000. Ma olen selle joonega siia teinud, ma rullin graafikut kokku, palun väga. Ja see on olnud minevikus toetustase. See punase ringi ümber. Ja nagu me näeme, siis me oleme murdnud seda toetustaset siit allapoole. See on see sama koht siin. Ja jällegi nüüd võiks see hind siis siia tagasi rallida. Ja siis tuleb see otsustuskoht, kas see hind hakkab siis allapoole liikuma ja teeb oma põhja. Ma ei usu, et meil siit väga palju allapoole minna on, aga ütleme, et need, kes lähevad siit selle ala seest nüüd praegult nii-öelda ostupositsioonidele, siis ilmselt oma stop-lossid paigaldatakse siis siia selle madaliku alla. Mis tähendab seda, et siin on likviidsus, et kui hind nüüd tagasi müüakse ja müüakse siia sellesse alasse, siis rakenduvad erinevate kauplejate stop-lossid ja ostupositsioonid sulgetakse ja see on just ideaalne koht tegelikult institutsioonidel haarata vastupidine ostupositsioon ja endised pikad positsioonid ehk ostud siis likvideeritakse. Kui siin nüüd väga tehnilisemaks minna, siis ma olen pannud extensioni peale ehk laiendi sellele esimesele impulsile, mis siit sellest korrektsioonis tuli. Ja selle ülesse poole laiend, see 1.27 langeb siis kokku 3. laine tipust alla tõmmatud
Fibonacci tagasitõmbe tasemetega ehk siis 50% ja 1,27, need langevad siin kokku, et see võiks olla siis see tase, mida me jälgime. Ja tegelikult see tehnilise analüüsi mõte ongi selles, et sa leiad ju hinnatasemed, mis sind huvitavad. Ja kui sa vaatad tagasi, siis sa alati vaatad, kas see tase on siis minevikus olnud suure tähtsusega ja siin on olnud, nagu näeme ka siin, kui ta minevikus on olnud siis vastupanu, nagu näeme siit, ta ei ole küll täpselt sinna sisse sõitnud, aga siin on ta murdnud siis läbi, see on väga oluline tase. Näete, siit on olnud, üritanud hind läbi murda ja siin on toimunud läbimurre ja siis on hind toetunud siia ja hakanud üles trendima. Ja peale seda on ta siis lõpuks tulnud ja testinud seda 2 korda, seda sama taset. Ja nüüd siis oleme me sellest tasemest alla läbi murdnud ja nüüd me tuleme üles seda taset uuesti testima. See ongi selle kauplemise põhimõte, et toetus- ja vastupanu tasemed vahetuvad ehk siis madalam ja kõrgem hind. Praegu sellisel juhul on Bitcoini kallis hind 75 000 juures. Tähendab seda, et see on hea hind, millega müüa. Ja siis siin all võiks olla see toetustase ehk siis see soodne hind, millega osta. Lained on siin peal 1, 2, 3, 4, 5. Praeguse pildi järgi siis oleks see stsenaarium võiks olla selline. Ütleme, et pulli stsenaarium ehk siis tõusutsenaarium võib olla see, et meil on siin 1 ja 2 ja me läheme siit tõusutrendiga edasi. Ei ole ka välistatud, sellepärast et on võimalus, et see 4. laine on hoopis siin, kui me tuleme siit alla 1, 2, 3, siin on 4. laine ja 5 on siia alla. Et ka see on võimalik, et me alustasime uut üles trendi. Tõenäosused on erinevad, aga päris täpselt ei saagi keegi öelda, mis saama hakkab. Pigem tuleb lihtsalt vaadata, kuidas hind käitub. Siinkohas on kindlasti mõistlik võtta ostupositsioon ja hallata riski. Ja kui hind liigub siia selle ala juurde, siis on mõistlik ilmselt riski limiteerida ehk panna võib-olla oma stop-lossid siis ostuhinna juurde, et kui isegi hind tuleb tagasi ja ei lähe üles edasi, siis ei tule sealt kahjumit, vaid tasatehing nii-öelda. Ja Bitcoini suhtes rohkem siin juttu pole, et tegelikult ülejäänud altcoinid Ethereumil on täpselt sama pilt, et natukese väikse erinevusega, aga põhimõte on sama. Aitäh kuulamast, vaatamast, kohtume järgmine kord.